Kuid enne seda, kui me majandusteaduskonna 85. sünnipäeva hakkame tähistama, siis me teeme üks rännaku aastasse 2040. Meie 3. paneeli pealkiri on Tasakaalus majanduse võimalused aastal 2040. Kuidas saab Eesti ettevõtlus olla aastal 2040 nii kestlik kui konkurentsivõimeline? Selles sessioonis arutlevad Nurkse instituudi teadlased, Rohetiigri ning Kliimaministeeriumi esindajad selle üle, millised on kestliku ülemineku realistlikud võimalused. Räägime sellest, kuidas liikuda tasakaalus majanduse suunas, püsida planetaarsete piiride raamides ning samal ajal mitte kaotada rahvusvahelist konkurentsivõimet. Seda paneeli juhib Johanna Vallistu, meie Ragnar Nurkse Innovatsiooni ja Valitsemise instituudi teadur ning Eesti Tulevikuuuringute instituudi tegevjuht. Paneelis osalevad Andres Veske, sihtasutuse Rohetiigri esindaja ja Tasakaalus majandus 2040 visiooni kaasautor, Käti Ristkokk, Eesti Roheidutehnoloogia Liidu tegevjuht ja Kristi Klaas, Kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler. Palun! Tere päevast, head osalejad, suur rõõm siin juhtida seda päeva viimast paneeli. Mina olen Johanna Vallistu, nagu öeldi, Ragnar Nurkse instituudi teadur ja ka Eesti Tulevikuuuringute instituudi, mis on siis tulevikumõtlemist levitav MTÜ tegevjuht. Tänane paneel on siis ellu kutsutud minu ja professor Erki Karo koostöös. Erki ei saa kahjuks täna siin olla. Ja hea meel arutada sellisel teemal nagu tasakaalus majanduse võimalused 2040. Vaatasin, et üks teine hommikune paneel käsitles siis aastat 2030, me panime natukene juurde. Ja täna siis ka läheme teemades veidi kaugemale. Alustuseks mõned minutid sellest, miks me sellise teema arutada võtsime. On ju palju selliseid huvitavaid konkurentsivõimega seotud teemasid täna läbi käinud. Mis see tasakaalus majanduse mõte siis on, mida me käsitleme? No, oleme teadustöös ja ka üldiselt maailma olukorda majandusteemalisi arutelusid jälgides märganud, et üldises poleemikas on ajahorisontides tugev konflikt. Igapäevaelus elame sellises tähelepanu majanduses, kus meie tegevusi siis juhivad sellised lühiajalised akuutsed probleemid või võib-olla ka võimalused. Me räägime palju tehisaru uudsetest lahendustest, me räägime geopoliitikast, konfliktidest. Tulevikumõtlejad nimetavad seda tihti selliseks nagu vuka või paanimaailmaks, mida me nimetame kompleksseks, keerukaks. Meil on keeruline aru saada, kuhu me liikumas oleme, on hästi palju ärevust. Ja sellises maailmas võib tõesti olla niimoodi, et ühel päeval meil on rohepööre, teisel päeval meil ei ole rohepööret. Ühel päeval meil on mingisugune uus tehnoloogiline lahendus, teisel päeval me loobume sellest. Samal ajal jääb tähelepanuta pikk vaade, mis võib olla väga oluline näiteks meie koostööpartneritele ja konkurentidele maailmas. Pikka vaadet iseloomustavad suured pöörded, mingisugused arengud, mida me tegelikult näeme ette mitte ainult 2040 perspektiivis, vaid 2050, miks mitte 2100. Me tegelikult teame, et nad tulevad, nad on olulised ja me peaksime nendeks täna valmistuma. Kõige olulisem nendest loomulikult pöördumatu kliimakriis, mis hakkab meid mõjutama üha rohkem võrreldes tänasega ja mille kaskaadefektidest me ei jää puutumata, mis hakkab mõjutama lisaks ekstreemsete ilmastikuolude tekkimisele ka seda, kuidas maailmas tarneahelad toimivad, kuidas inimesed liiguvad, nii edasi. Seal taustal pikaajaline tehnoloogiapööre, pikaajaline demograafiline pööre. Sellised uued maailmad seisavad meie ees, mis sunnivad meid toime tulema
mingisuguse uudse normaalsusega. See 2050, ta ei pruugi olla halvem, ta ei pruugi olla parem tänasest, ta on lihtsalt teistsugune. See pööre toob kaasa mingisuguse uudse lahenduse, uudse maailma, milles me peame toime tulema. Näide siin siis toidusüsteemist, kus väljakutse on toita rohkem inimesi, väiksema süsinikheitega, väiksema maakasutusega. Sarnaseid, natuke ka paradoksaalseid väljakutseid näeme paljudes majandusele olulistes valdkondades, tööstuses, mobiilsuses, selles, kuidas me maailmas asju ehitame. Ja teadlaste keeles nimetame seda siis suureks siirdeks. Hästi lihtne joonis siin seina peal seda suurt siiret selgitama on siis, et üks süsteem justkui kaob, tänased teadaolevad praktikad, me peame ka täna juba küsima, et mis sellises suures siirdes siis need tänased meile tavapärased tegutsemisviisid on, mis kaovad ära või mida me peame ka natuke lõhkuma ja mis on siis paralleelselt sellest tänasest päevas need uudsed, võib-olla praegusel hetkel väga väikesed arengud, millele peame hoogu andma, et tekiks see uus pikaajaline normaalsus, teistsugune toimeviis. Selliste pikkade horisontidega üha rohkem maailmas tegeletakse rahvusvaheliste mõttekodade, aga ka ettevõtete vaatest, et mitte selles lühiajalises tähelepanumajanduses jätta märkamata seda väga olulist pikaajaliselt tekkivat konkurentsieelist, millega sa pead juba täna arvestama. Siin mõned näited siis sellistest globaalsetest aruannetest, mis neid küsimusi meie ette seavad. Et kuidas Euroopas, aga peame ka mõtlema Eestis, olla nendeks valmis. Ja enne paneeli juurde minekut siis toongi välja, et selliste suurte küsimustega oma instituudis tegeleme läbi ühe teadusprojekti, mida koostöös Rohetiigriga hetkel Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumile oleme tegemas, aga ka läbi sellise laiema ühiskondliku arutelu. Et mul ongi väga hea meel nüüd siia istuda siia mõnusasse tugitooli, mul on väga hea meel ka selle üle, et te koondusite mulle siia lähemale, aitäh. Ja Andres Veske, Kädi Ristkokk ja Kristi Klaas siis siin minuga täna arutamas nende teemade üle, et kuidas selle tasakaalus majanduseni siis jõuda. Aga esimene küsimus ongi mul selline, et kui ma ka kuulasin eelnevat konverentsi, siis ma kuulsin päris palju selliseid arutelusid, kuidas neid tänaseid probleeme lahendada, et kuidas selles tänases süsteemis ja lähenemistes paremini hakkama saada. Nüüd tasakaalus majandus kõlab justkui midagi uudset, nagu mingisugune uus normaalsus. Ja selle mõtestamiseks me ei saa tänases kinni olla. Siis alustuseks, kõik võivad ka panna korra silmad kinni, kujutada ette, me kohtume siinsamas ruumis 24 aasta pärast. On aasta 2050, 29. jaanuar. Kas on samamoodi, et tunne on -14, nagu täna, ma ei tea. Ja me oleme siis juba 10 aastat elanud tasakaalus majanduses. Kuidas see välja näeb? Ja ma alustan, Andres, sinust, sellepärast, et Rohetiigris on sinul olnud kandev roll ka tasakaalus majanduse visiooni loomisel. Mida tasakaalus majandus meie jaoks tähendab aastal 2050? Ja tervist. Eks me seda küsimust oleme enda käest palju küsinud ja ma tooksin võib-olla esialgu, kui ma selle visiooni juurde natukene lähen välja probleemid, mida ma kohe näen 2050. aastal, et kõige suurem võib-olla on kindlasti see, et lühiajaliselt nii teadlased kui ka inimesed kogevad seda, et geopoliitiline situatsioon on keeruline, aga pikaajaliselt tegelikult tõesti tajutakse seda, et kliima ja keskkonnaküsimused prevaleerivad kindlasti selliste geopoliitiliste probleemide üle. See on üks selline asjaolu, mida tasuks ära markeerida 2050. aastaks. Ja teine on kindlasti Eesti demograafiline olukord, et rahvastikuteadlased ütlevad, et 2100. aastaks on 35% meie elanikkonnast siit kadunud.
see on -500 000 elanikku. Et see on teine selline suhteliselt alarmeeriv küsimus. Muidugi, võib-olla seda saab kompenseerida kuidagi siis sisserändega, aga viimasel aastal, nagu te teate, on ka see saldo olnud negatiivne, ehk siis väljaränne on ületanud sisserännet ja nendest sisserändajatest omakorda suurem osa on moodustanud need eestlased, kes on tagasi siis tulnud välismaalt. Et natukene sellised mõtlema panevad numbrid, aga tasakaalus majandus, mida see rohetiigri jaoks on tähendanud, et meie oleme mõelnud seda nii, et tasakaal võiks siis valitseda ökoloogia ja ökonoomia vahel, ehk siis tasakaal majanduse, majandustegevuse ja keskkonna vahel. Aga et see pelgalt sõnakõlks ei oleks, siis rohetiiger on seda lahti mõtestanud niiviisi, et me oleme erinevat majandussektorit nii-öelda teekaardistanud kuni 2040. aastani just nimelt. Küll meeldetuletuseks lihtsalt, et Eesti ja Euroopa Liit on ju sihi seadnud niiviisi, et 2050. aastaks me võiksime olla süsinikuneutraalsed oma ühiskondadega. Ega see 10 aastat looduse keskkonna mõttes võib-olla midagi ei tähendagi, et on ta 10 aastat varem või hiljem. Aga 50 aasta lihtsalt on nii kaugel, et inimestena on meil seda natukene keerulisem hoomata. 40 aasta, 10 aastat lähemal, natukene käega katsutavam perspektiiv. Ehk siis erinevad majandussektorid, mida me oleme kaardistanud, mida me oleme siis teekaardistanud. Ja need sektorid on olnud siis energeetika, mis on selgelt võib-olla ka kõige suurema CO2 jalajäljega Eestis. On olnud siis kaardistatud meil veel ka transport, ehitus, maakasutus koos kõigi oma võludega, põllumajandus, metsandus, veestikud ja nii edasi, mis seal kõik on. Ja viimasena siis ka tööstus ja ringmajandus. Et me võime nende juurde pärast hiljem tagasi tulla, aga ma ei taha eetrit ära täita. Aga ikkagist väga kiiresti, mis siis on see uus normaalsus seal maailmas, lisaks sellele, et me oleme süsinikneutraalsed? Võib-olla ka mingi, ma mäletan, et te tegelesite ka nende artefaktidega, mingi auto. Jaa, eks fantaseerinud me oleme ka ja eks seda tuleb ka teha. Et missugune ta täpselt on, ega me ju ei tea, on aus vastus, aga me tahaksime loota, et meil on, elu on ilus 2050. aastal ja on niiviisi ilus, et meil on siin tarka tööstust, meil on targad inimesed, meil on süsinikuvaba energiatootmine, majad on renoveeritud ja nii edasi. Et ma arvan, et meie teekaartides on see päris hästi ära kirjeldatud. Aitäh. Kristi, sina oled ka väga palju pidanud tegelema nende aastaarvudega, ma usun oma töös ja ka tooma kokku erinevaid inimesi, nendega vaadet ühtlustama, et kuidas siis Eesti majandus, ka Eesti kliima, Eesti roll siis maailma kliimas välja näeb teekonnal sellesse aastasse. Palun sinu vaade, milline on siis see tasakaalus majandus 2050 või 2040? Tere ka minu poolt. Ma ütleks, et 2050 Eesti toodab suures mahus taastuvenergiat nii maismaa tuuleparkides kui meretuuleparkides. Me toodame vesinikku, mida me suudame kasutada transpordis ja hoonete kütmises. Me kaevandame maavarasid, aga me oskame neid ka uuesti ringlusesse võtta. Me oleme kujundanud omale väga selge konkurentsieelise ülemaailmsetes tarneahelates, mis on selle puhta tööstuse üleminekul olnud vajalikud. Ja eriti kõva sõna, ma arvan, me oleme meremajanduses, laeva ehituses, just et neid süsiniku vabalt sõitma panna. Me oleme astunud selles majanduses ka sammu lähemale sellele, et kliimamuutused omavad meie igapäeva elule mõju. Meie suved on sademete rohkemad, meie talved on sademete rohkemad, aga selle tulemusena me oleme suutnud põllumajanduses välja arendada uued sordid, mis on nendele niiskemale kliimale ja soojamale kliimale sobilikumad.
Me oleme teadlikumad, me oleme infrastruktuuri ehitanud selliselt, et nad on tormidele ja äärmuslikele ilma tingimustele vastupidavamad. Ja me ei kasuta, kogu selles majanduses me ei kasuta praktiliselt üldse fossiilkütuseid. Transport on suures mahus elektrifitseerunud, valdavas osas elektrifitseerunud, ja need, mis ei ole elektrifitseerunud, kasutavad siis alternatiivseid biokütuseid. Ja ma mõtlen, mis võib-olla valdkonna mõttes veel, bioressursid võib-olla see pool, me oskame kasutada oma biomajandust sellisel viisil, et nii-öelda see oma tükk sealt globaalsest tarneahelast võtta, et me oleme eriti meistrid selles, et fossiilseid komponente biokomponentidega asendada. Ma arvan, et selline visioon võiks olla meie 24 aasta pärast. Aitäh, väga konkreetne. Ja kui sa astud siis 24 aasta pärast siit konverentsilt välja, et mis siis esimene muutus on, kui sa mõtled aastale 2026 tagasi, siis mis on teisiti? Ma olen pensionil sellel ajal ja siis mõtlen, et väga hea, et sai ka natuke kaasa aidatud sellele. Väga tore, aitäh. Kädi, sina tegeled igapäevaselt Rohetehnoloogiate Liidu juhtimisega. Ka sinu 3 senti sellesse teemasse, et aasta 2050, mis on muutunud, kuidas me oleme saavutanud tasakaalus majanduse? Ja tere ka minu poolt. Ma arvan, et ma alustan samast kohast, kus sina, Johanna, tegelikult alustasid oma juttuga, et mis on need pikad trendid, mis meid mõjutavad ja mulle tundub, et 2 trendi, mis 2050 ikka veel ja veel tugevamalt kui täna meid mõjutavad, kindlasti on üks pool, mida ka Kristi mainis, on kõik need muutused, mis täna on alanud keskkonnas ja kliimas, aga mis kindlasti süvenevad, mis süvendavad seda, et me peame ressursse aina tõhusamalt kasutama ja me peame mõtlema kogu aeg sellele, et kuidas me saame ka järgmistele generatsioonidele jätta sama väärtusliku elukeskkonna ja majanduskeskkonna. Ja teine, mis on võib-olla nüüd viimase paari kuuga just eriti pilti tulnud, on uus geopoliitiline reaalsus. Ja mulle tundub, et see ei muutu siin lähikümnendatel kohe kindlasti paremaks ja mida see tähendab meie majandusele on see, et me peame ka küsima endalt seda, milles me enam ei tohiks nii tugevasti sõltuda ühest partnerist või üldse partneritest, milles me peame rohkem autonoomsust saavutama ja kuidas me saame seda teha, sest üks, mis ei muutu, on see, mis meil siin Eesti maapinna sees ja looduses on ja meie enda inimeste teadmised, oskused, kogemused. Nii et ma arvan, et kui vaadata sinna 2050 aastasse, siis on oluline vaadata ühelt poolt nende trendide suunda, mis meid mõjutavad, aga teistpidi vaadata seda, mis on meie enda ajalugu ja mitte ära visata seda, mida me oskame teha. Meil on väga tugevad tööstusvaldkonnad, kus meil on aastakümnete pikkused kogemused ja teadupärast innovatsioon ja väärtusloome tihtipeale tuleb kogemuse pealt. See tuleb sellest kohast, et me tegime midagi ja leidsime, et siin on mingi viga, mida saaks paremini teha ja lõime uue lahenduse. Sealt on väga palju meil kasvanud välja väga huvitavaid Eesti rohetehnoloogiaid muuseas ja ma usun, et sealt kasvavad ka tulevikus välja meie järgmised edulood majanduses. Et ma ütleks, et ärme vaata nii kaugele sellest, mis meil täna on, et kujutada ette, mis see edukas 2050 välja näeb. Väga hea, sa juba otsapidi liikusidki järgmise küsimuse juurde, mis on loomulikult see, et kuidas me siis liigume sinna 2050 suunas. Et see visioneerimine on väga oluline ja selleks, et pikk siht paika panna, seda ma kuulsin ka eelmistes ettekannetes ja aruteludes palju, aga need otsused tuleb ju teha täna, et ma saan aru, et on tehtud juba palju eeltööd selleks, et mõista, kuhu suunas me peame minema. Meil on ju rohetiigri teekaardid, kliimaseaduse ettevalmistamine, ka rohetehnoloogiate teekaart on valmimisel. Et kuidas me siis stardime sinna suunas, kuhu me peaksime praegu siis fookuse panema? Ma ütleksin, et ettevõtjate seisukohast liigume ikkagi suhteliselt vaevaliselt. Aga me oleme liikuma hakkamas, et siin sellel nädalal kutsuti ellu Eesti.ai. Ma saan aru, et see on üks selline hea algatus, mis aitab meie
meie kas või tööstussektorit, aga ka muid sektoreid aitab siis digitaliseerida ja tehisintellekti kasutada rohkem ja neid samu tehisintellekti kratte, hea sõna, mulle väga meeldib. Et me vaikselt liigume selles suunas, et meie teekaardid, mida Rohetiiger on teinud, ongi ju tehtud niiviisi, et need on ettevõtjate tehtud teekaardid ja me oleme siis riigile ka appi tulnud selles mõttes, et öelnud, et niiviisi võiks teha, et kui ettevõtjad mingi oma osa ära teevad ja riik ka oma osa ära teeb, et siis meil selline helge tulevik kindlasti ees on ootamas. Aga kui rääkida sellest, et palju on räägitud, et miks meil siin tööstus ära liigub ja tööstust on vähe, et natukene oleme me ka selles kinni, et me oleme suhteliselt edukas riik olnud ja edukatel riikidel paistab, et ongi teenusmajandus või teenusmajandus on suurema osakaaluga tunduvalt, kui on tööstus näiteks. Eesti SKP-st eelmisel aastal oli 3/4 oli teenusmajandus ja ülejäänud 25% andsid muud, millest omakorda enamus oli siis tööstus ja ehitus. Et põllumajanduse osakaal jäi seal juba väga väikeseks. Aga tööstusarenduse koha pealt ei ole meie probleemid üldse mitte tihtipeale seal, millest kõva häälega räägitakse. Räägitakse, et meil on kallis energia, aga tööstusettevõtete käest, kui ma uurin, siis energia ei ole probleem number 1 tegelikult. Ja tööstuse koha pealt, kui rääkida, siis tundub, et sellisel energiamahukal tööstusel võib-olla ei olegi siin Eestis sellist head kandepinda. Et pigem võib-olla liiguvad sellised energiamahukad tööstused tõepoolest sinna, kus on odavam energia. Eestis on ta kallim ja ilmselt ka jääb kallimaks. Aga nagu ma ütlesin, nutikatel tööstustel ei ole energia üldiselt probleem, et täna vist on seda ka öeldud juba, et alla 2% on tegelikult oma hinnas energia osakaal. Aga me oleme liikumas sinna poole, et praegu Kliimaministeerium on ju tegelemas ka sellega, et hankida juurde näiteks tuuleenergiat, mida ka sellele tööstusele, mis siia jääb, on vaja rohelist energiat kindlasti. Ja Kristi väga hästi siin juba visioneeris seda, missugune see energeetika 2050. aastal olla võiks. Aga see energeetika ei saa selliseks, kui me ei hakka täna juba ehitama taastuvenergeetika projekte. Riik on praegu hankimas neid ja mulle tundub, et meie kõige suuremad takistused ei ole või on siiski sellised bürokraatlikud, et me ei saa rääkimata sellest, et suuri tööstuseid rajada mingitel bürokraatlikel põhjustel või on meie planeeringud võtavad liiga kaua aega, aga see puudutab tegelikult ka taastuvenergia arengut. Et mitte ainult tuulepargid ei ole küsimus, et neid on natukene keeruline rajada erinevatel põhjustel, nii planeeringud kui ka kohalike inimeste vastuseis on siin olemas. Meretuulepargid on täna siiski poole kallimad kui maa peale rajatavad tuulikud. Et sellised probleemid on, et kui me nüüd vesinikus tootmisest ka räägime, siis ilma sellise taastuvenergia arenguta ei saa toimuma ka seda vesiniku tootmist. Täna vähesel määral seda tehakse, aga seda tehakse ka ikkagi ainult jääkenergiast, eks ole, see, mis üle jääb. Et kui Utilitasel ei ole parajasti anda vaja kütet Tallinna linnale või jääb elekter tootmata sellest, mis soojuse tootmisega kaasneb, et siis sellest toodetakse vesinikku, aga et kui sellist jääkenergiat ei ole, et siis lihtsalt tuuleparke rajada selleks, et vesinikku toota, ei tundu väga nagu mõistlik tegevus olevat. Aga ma arvan, et me oleme kuskile liikuma hakanud, riik on ja ettevõtjad on teadvustanud seda, et kuhu on vaja liikuda, mille üle on hea meel ja kas või seesama energiamajandus arengukavagi näitab seda, et see nüüd sai valmis. Üle mitme aasta me vaidlesime selle teema üle, et missugune ta olema peaks. Suuna näitab kätte igal juhul. Ma arvan, et on hea algatus. Ma saan aru, et
just need arutelud, et kuhu me peaksime minema, ettevõtjate poolelt on nüüd tehtud ja nemad on hoo sisse võtnud, siis ma annangi Kristile kohe sõna üle, et kuidas sa siis Kliimaministeeriumi poole pealt vastu peegeldad, et kuidas riik vastu on tulnud sellele või siis oma plaane teinud, et liikuda selle tasakaalus majanduse visiooni suunas? Võib-olla alustuseks toon ühe näite Brüsselis toimuvatest läbirääkimistest, et Brüsseli tasandil väga palju räägitakse läbi siis õigusakte, mis suunavad kogu Euroopat sellisele puhtama majanduse poole. Ja praegu, nii kurb kui see ka ei ole, on nagu selline olukord väga sageli, et me istume seal näiteks laua taga ja ma saan väga selgelt aru, eks ju, et näiteks seal on, ma ei tea, näiteks Rootsi või Prantsusmaa esindajad, eks ju, kes räägivad õigusakte, hoides kuklast seda, et kuidas siis just nende riigist toodetav nii-öelda puhas teras konkurentsieelise Euroopa kontekstis saaks. Või siis näiteks taanlased, kes räägivad selle mõttega, et just nagu kogu nii-öelda tuulikute tehnoloogia ja kogu need lahendused eelise saaks. Või näiteks soomlased, kes istuvad laua taga ja peavad silmas seda, et kuidas siis just nende ringmajanduslikud lahendused regulatsioonidesse eelise saab, on ju. Ja kui mõtled siis Eesti peale, siis see puhtas majanduses meil ei ole nagu justkui seda fookust, kui päris aus olla. Et meil on nagu see fookus natuke nagu igal pool, eks ju, et me tahame toetada kõiki võrdselt ja peaasi, et igaüks natukene saab, aga meil ei ole nagu seda suurt visiooni, et kus me siis tahame see 2040 või 2050 olla ja mida me selle jaoks tegema peame. Ja see on just see, kuhu me oleme püüdnud siis sama kliimaseaduse kontekstis seda mõtestamist nagu viia, et mida või kus on meie see konkurentsieelis, et mida meie siis kogu selles üleminekus kasutada saaksime. Ja võib-olla nagu üks asi, mis mulle nagu tundub, on see, et kui me räägime nüüd abstraktselt kliimapoliitikast, toomegi sinna, eks ole, ma ei tea, heite vähendamise protsendid, et see tegelikult kedagi nagu ei kõneta, et sellest me tegelikult aru ei saa. Sest ütleme, kui ma ettevõtte vaatepunktist mõtlen, et esmalt ma teen oma ärilisi otsuseid ikkagi selle järgi, mis mul on rahaliselt kasulikud. Et tavaliselt ma vaatan üle, eks ole, kui palju ja kust ma elektrit ostan, millist elektrit ma kasutan, kuidas ma oma logistikat korraldan või siis kui palju ja milliseid ressursse ma kasutan. Ja see on nagu väga selged otsused, mis mõjutavad ka minu ärilisi numbreid, eks ole, et kuidas mul see äriplaan kokku tuleb. Ja seda tihtipeale ettevõtted ei mõtle, et need samad asjad me tegelikult tõlgendame riigi tasandil heite vähendamise protsentideks, sest just sama väiksem elektrikasutus või parem logistika või parem ressursikasutus on see, mis avalduvad lõpuks tegelikult heite vähendamise numbrites. Aga mis siit see õppetund on tegelikult see, et just need samad teekaardid, et mida nii Rohetiiger on teinud, kui ka siis me samamoodi kliimaseaduse raames teeme, on, et leida siis üles, kuhu me selle fookuse paneme. Ja ma olen väga selges veendumuses, et seda fookust ei ole mõtet panna nii-öelda, ma ei tea näiteks, et meil on üks see väga tugev ettevõte või üks see väga tugev teaduskond kuskil ülikoolis, et paneme selle fookuse sinna. Et tänapäeval maailmas minu meelest on nagu väga selgelt joonistunud see välja, et ettevõte ei võistle ettevõttega, vaid et me võistleme väärtusahelaga. Ja me peame ehitama sinna peale, mis meil on juba olemas, nagu Kädi ütles, eks ju, et me ei pea uusi asju leiutama, vaid et ehitama selle peale, mis meil on juba väga hea ja kus me suudame pakkuda sellist loogilist väärtusahelat selles kogu kontekstis, kuhu siis globaalselt maailm liigub. Ja need trendid, eks ole, globaalselt ongi elektrifitseerumine, digitaliseerimine, automatiseerimine, fossiilkütuste asemel alternatiivide tootmine, kriitiliste toormete kasutuselevõtt, ringmajandus ja oluline, kuhu me tahamegi siis jõuda selles tööstuse teekaardi raames, ongi see, et kus meil siis need tugevused on. Et kuhu seda fookust panna? Nagu hommikul avaettekandes Hans Vill mainis, et Eesti peab samamoodi mõtlema selles kategoorias, et muutuda vältimatuks riigiks.
ja leidma siis selle oma pikaajalise konkurentsieelise. Minu esimene haridus oli majanduse baka, competitive advantage, õpid esimesel kursusel, eks ju, et seda eelist riigid on ju otsinud pidevalt. Sina mainisid, Kristi, mõnesid valdkondi, kus me näeme, need trendid on jätkumas. Võib-olla see järgmine küsimus võikski olla see, et kust siis, mis Eesti vältimatu eelis on, aga mitte vaadates minevikku, vaid vaadateski ka võttes arvesse pikaajalisi kliimamuutuseid ja vajadust konkurentsivõimet säilitada. Ma annan Kädile sõna. Oled sa mõelnud selle peale? Ma õige eestlasena alustan ikkagi nurisemisest, et kus meil see king pigistab, et mis tagasi hoiab. Sest et me oleme siin teinud neid nimekirja nüüd kõik me kolm, et kus meil kõik nagu võimalused on ja kus me juba oskame midagi teha. Aga miski justkui ikkagi meid hoiab tagasi ja muidugi on see fookuse seadmine, aga mulle tundub, et meil on ka palju laiemaid asju ikkagi, mida ära teha, et meil on isegi need innovatsioonivaldkonnad ja lahendused, kus me oleme tugevad. Meil on olemas Eestis tööstuskogemus selles valdkonnas või seotud valdkonnas. Meil on olemas ressurss, millest teha. Meil on tugevad ülikooli teadustööd, innovatsioonivõimekus selles valdkonnas. Meil on töötajad, energiaga saame ka kuidagi hakkama. Aga ikkagi need ettevõtted kas ei kasva, kas ei lähe laiemasse kasutusse nende lahendused või siis nad lähevad ja hakkavad tootma kusagil mujal, millest jällegi Eesti saab vähe kasu, eks, et me oleme palju sinna raha sisse pannud, et see innovatsioon üles ehitada, aga siis ta meile seda tagasiväärtusena ei too, eks. Et minu jaoks see küsimus täna on see, et kuidas me liigume selliselt innovatsiooni loomise poliitikalt rohkem tööstusinnovatsiooni ja puhta tööstuse innovatsioonipoliitikale. Seal me peame kokku tooma juba palju erinevaid vaateid. Üks, mis meil kindlasti täna on selline kingapigistamisteema, on turuloome. See, et meie uued lahendused jõuaksid võimalikult kiirelt turule. Sest see hetk, kus hiinlased on juba avastanud, et see on väga äge lahendus, siis nad suudavad seda nii palju kiiremini kasvatada oma suure turu peal ja kindlasti ka väga tugevate subsiidiumitega, et sinna me enam ei jõua konkurentsi. Me peame hakkama varem liikuma ja me peame teadma, millistes nišides meil on see võimekus. Nii et tuua ka riigihangete riigihangete lähenemine võib-olla strateegilisemaks, tagada seda, et meie ettevõtted, klassikalise majanduse ettevõtted, et neil kõigil oleks huvi, majanduslik huvi, võtta kasutusele neid samu innovaatilisi lahendusi, mida me siin toodame. Et olgem ausad, tihtipeale innovatiivsed lahendused Eestist lähevad kõigepealt esimest turgu otsima kusagile mujale. Miks see nii on täna ja kas me saaksime seda kuidagi lahendada? Et ma arvan, et turuküsimused on võib-olla selline hästi suur küsimärgi koht ja siis me saame sealt juba kätte endale need konkreetsemad fookusteemad, ma arvan. Kas see läheb Rohetiigri teekaartide kogemusega kokku, Andres? Üldiselt läheb, et mille üle mina viimasel ajal olen mõtisklenud ka ja ilmselt me võib-olla ka selles tööstuse teekaardis äkki koos Kliimaministeeriumiga jõuame sinna, et ma olen samamoodi, et me kunagi väga kuidas öelda, alahindasime või rääkisime halvustavalt sellest, et kui me alltöövõttu teeme siin kellegile mingitele suurematele ettevõtetele, et see ei pruugi hea olla, et proovime seda suuremat lisandväärtust. Aga tõesti tuleb endale aru anda, et nullist üles ehitada mingit tööstust või mingit teadmist on ülikallis. Et üks selliseid nišše tööstuses võib olla ka see, et olla õigel ajal õiges kohas üles noppida need ideed, kus arendus on maailmas juba lõppjärgus, toodete järgi on turul nõudlus olemas ja hüpata sellele rongile. Et kui seda teha liiga vara, siis arendus läheb liiga kalliks, kui seda liiga hilja teha, siis on ammu juba teised selle ära teinud, et see õige ajastus on tegelikult üsna oluline. Ja seda innovatsiooni tuleb otsida ju
igal ajal ja igas eluvaldkonnas. Et ma olen ju taustalt energeetik, et energeetikas me otsime seda kogu aeg. Üks sellised näitajaid, et kuidas seda otsitakse, on kas või võib-olla see, et me energeetikud üldiselt on ka TTÜ-le ühed võib-olla kõige suuremad partnerid ja kõige suuremad tellijad, kes kogu aeg tüütavad TTÜ-d, et mingite küsimustega, et arvutage meile seda ja mõelge mingisugune uus kontseptsioon välja. Ja praegu jälle me istume maas TTÜ-ga, mõtleme seda, et missugused kaalumistegurid ühel või teisel energialiigil olema peaksid. Ja mida me tulevikus, kuidas me tulevikus oma maju kütame, et väidan seda, et lihtsalt puidu ahju ajamine, nagu me täna seda teeme ja 20 aastat tagasi seda hirmsaks innovatsiooniks nimetasime, no täna enam ei ole seda teps mitte. Puitu saab kasutada palju paremini, majade kütmine peab minema kindlasti üle nendele tehnoloogiatele, mis ei põleta midagi, aga toodetakse soojus siis, kas see on jääksoojus või on ta mingisugune muu mitte põlev tehnoloogia. Täiesti avastamata on meil Eestis, või peaaegu avastamata, mõned projektid on tehtud, oleme maa seest ammutamas soojust, aga siin on tohutu ressurss meil kasutamata. Maailma kõige puhtam tehnoloogia. Kaeva auk maa sisse, tuleb minna lihtsalt ainult piisavalt sügavale ja see soojus on sul seal olemas. Ei, mitte midagi pole vaja välja mõelda, aga see innovatsioon on kuskil mujal välja mõeldud, see on tohutult kallis olnud. Toon ühe näite. Saksamaal Keresriedis, see on Müncheni lähedal olev pisikene koht, kus siis tehti esimene kommertsprojekt on töös, tehti soojuspuurkaev, 8 kilomeetri pikkune, 4,5 kilomeetri sügavune, 160 kraadi võetakse sealt välja, toodetakse elektrit, 8,2 megavatti, toodetakse soojust. Eestis on täpselt samasugused võimalused olemas. Tõsi, Saksamaal läks see tohutult kalliks maksma, mingit ökonoomikat sealt taga otsida ei ole, aga see ongi see, millest ma räägin, et laseme teistel selle arenduse ära teha ja me saame Eestis seda kasutada juba 4 korda odavamalt. Okei. No see on nagu kasutamine, eks ju? See on nagu kasutamine. Aga see meie eelis? Eelise võib anda see sama, näiteks see alltöövõtt, et mõned riigid meie ümber ongi spetsialiseerunud sellistele alltöövõttudele, päris paljud. Et kui siin nimetada mõnda, Iirimaa näiteks, kas või sama Soome, kes teevad suurtele maailmakorporatsioonidele teevad mingisuguseid alltöövõttud. Tõsi, tehakse ka muid teenuseid pakutakse, et meenutagem kas või seda, et Microsoft alles vist hiljaaegu oli see Google, kes tegi selle andmeserveri Soome näiteks. Ka Eestis on need võimalused tegelikult olemas, klimaatilised tingimused on väga head, et siin tuleb jälle takistuseks see võib-olla, et elektri hind on liiga kallis ja tulevad mingid planeeringu küsimused. Aga ma arvan, et meil neid kohti, millest mõelda ja mida arendada on nagu küll ja küll. Kristi, kas see võiks olla viis, kuidas olla mitte teistest niivõrd sõltuv, vaid et nemad oleksid meist sõltuvad? Ja ma isegi tahaks ka 2 konkreetset näidet võib-olla tuua, et Andres hästi juba alustas, et kus meil on, kui praegu mõelda, kus meil on juba selge eelis. Et ma mäletan siin nädal aega tagasi Erki Karo just käis meil ka ju ministeeriumis külas ja näitas väga head sellist pirukat, et kust maailmast tulevad kriitilised toormed protsentuaalselt millistes riikides. Ma nüüd täpselt seda protsentuaalset jaotust ülitäpselt protsentides ei mäleta, aga see oli umbes niimoodi, et 80% tuleb Hiinast, ma ei tea, 2% Prantsusmaalt, 2% veel kuskilt riigist ja 8% tuli Eestist. 8% kogu maailma kriitilistest toormetest, eks ju. Ja kui nüüd nagu mõelda seda selle pinnalt, et meil on tehtud Eestis realiseerunud väga eriline investeering Neo tehase näol, eks ju, Ida-Virumaal, mis toodab magneteid siis tuulikutele ja elektriautodele, ehk et tehnoloogiatele, mille järgi on nagu selge nõudlus. Nüüd nagu mõelda, et okei, see üks tehas, millest me rääkisime, et meil ei piisa, kui meil on üks ettevõte, eks ju. Aga mida see üks ettevõte juba praegu on andnud, on see, et Euroopa Komisjoni volinikud teevad siia visiite ja näitavad seda, kui meie vaadake, Euroopas
on tehtud investeering, mis on nagu selge samm selleks, et nii-öelda sellest kolmandate riikide sõltuvusest nagu vähendada seda sõltuvust. Ja nüüd on meie asi nagu leida ka see üles, et me suudame tegelikult ju pakkuda seal väärtusahelas nagu rohkem, eks ju. Me suudame nii-öelda magneteid toota, me kindlasti suudaksime tehnoloogiat arendada, et ka magnetid uuesti ringlusesse võtta, et seal muid komponente, eks ole, sinna juurde toota. Lihtsalt on see, et me peame, meil see nagu võib see mõttemall ikkagi peab nagu selles mõttes muutuma, et kuidas nende tugevuste ümber seda väärtusahelat tekitada ja kus on meil ka olemas head teadlased. Me oleme täna siin TalTechis konverentsil ja minu arust TalTech on selles mõttes suurepärane näide, kus on tegelikult, kui sa vaatad ükskõik, mis teaduskond on, kõik panustavad tegelikult potentsiaalis ju otseselt puhta majanduse valdkondadesse. Et ma arvan, et seal on, ütleme, et ühtepidi me läheme võib-olla sinna, et kuidas esiteks toimub kogu nii-öelda finantseerimine või rahastamine riigi poolt, et praegu ka, eks ole, me nii-öelda on toetusmeetmete põhine rahastamine. Paljud nii-öelda riigid, kes on olnud sellised edukamad kogu selle puhta tööstuse arendamises, on läinud pigem sellise missioonipõhisele rahastamisele, mis on ka Euroopa Liidu uue eelarveperspektiivi suund, eks ju. Et kui sa vaatad näiteks, kuidas Prantsusmaa rahastab puhast tööstus, siis nad on pandki endale näiteks missioonid, et aastal 2035 Prantsusmaa on esimene, kes on tootnud CO2 vabalt lendava lennuki. Või et Prantsusmaa 2035 toodetakse 30 miljonit elektriautot. Ja siis nii-öelda rahastamine ongi üles ehitatud selle põhiselt, et nii-öelda mingi rahasumma, sinna saab kandideerida, eks ole, nii-öelda suurettevõtted koos siis kogu väärtusahelaga ja koos teadusarenduse potentsiaaliga, et kuidas siis CO2 vabalt sõitev lennuk nagu ära teha, eks ju, mida meil selleks vaja teha. Kas meil on vaja ülikoolides avada uusi erialasid, kas meil on vaja seadusi muuta, kas meil on vaja riigihangetega mingisuguseid eeliseid luua, kas meil on vaja planeeringute menetlemises midagi muuta. Ehk seda vaadatakse nagu terve paketina, eks ju, et sa ei lähene sellele nagu missioonile tükihaaval, vaid et nagu tervik lähenemisega. Ja ma usun, et ütleme, kui ma nüüd vaatan seda Euroopa Liidu rahastamise suunda, kuhu see liigub, siis see liigubki ikkagi just selle sama missioonipõhise rahastamise poole. Ja siin on ka meil kogu suur võimalus, et läbi selliste mehhanismidega soodustada seda nii-öelda missioonide realiseerumist. See on väga äge lähenemine, ka tulevikeseire inimesed armastavad missioone, sellepärast et seal sa võtad kohe fookusesse selle uue normaalsuse, mitte ei hakka tänasest päevast inkrementaalselt nagu susama. Aga Andres, sa tahtsid midagi kommenteerida selle Neo kohta? Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et ma Kristiga väga nõus selles osas, et me väikse riigina ilmselt ei suuda siin meelitada tööstusettevõtteid, et tulge siia meile, et me siin maksame riigina teil pool arendusest kinni, Skeleton võib-olla on näide. Neil oli küll ka muid põhjuseid, miks nad tehased Saksamaal ja Soomes just nimelt tegid, aga üks põhjusi, miks Saksamaale mindi, oli kindlasti ka see, et tohutu raha lihtsalt anti neile selle, aga Eesti niiviisi ei suuda konkureerida loomulikult suurte riikidega, mitte kunagi. Aga millesse ma natukene ettevaatlikult suhtuksin, on see 8% seda kriitilisi materjale, mis siit Eestist tuleb, et tõepoolest meil on Silmeti nimeline tehas, mis siis nioobiumi ja tantaali põhiliselt sulatab välja maagist, mis tuleb ka Hiinast põhiliselt. Tuli see vahepeal ka Venemaalt, enam ei tule, võib-olla Kasahstanist kuskilt sealtkandist tuleb, aga see ei ole see maavara, mis on Eestist pärit. Meil tõsi, liigume ka, et meil praegu tehakse fosforiidi uuringuid. Ma olen natukene skeptiline selles osas, kas me sinna kaevandamisesse kunagi jõuame, aga väga optimistlik selles osas, et me peaksime teadma, mis meil maal toimub. Ja need uuringud, mis tehakse, ma usun, et need on väga vajalikud. Kus meil natukene sellist
kõvasti tegelikult perspektiivi oleks ikkagi jätkata põlevkiviga. Mitte sellisel kujul, nagu me seda mõtleme, et viskame ahju või toodame lihtsalt termiliselt pürolüüsis õli. Ma mõtlen seda, et siin majas on tegelikult päris kõva teadmine olemas sellest, kuidas neid kemikaale kätte saada sealt ka ilma põletamata, ehk me ei tooda CO2 ja tuhka, aga saame kemikaalid kätte sealt niisama. Et täna on see natukene keeruline, me pürolüüsime, fraktsioneerime seda õli erinevateks toodeteks ja saame päris ägedaid tooteid, et olgu nad siis need dimetüülresortsiin näiteks või trimetüülresortsiin, mis iganes, eks ole. Need on need tooted, mis jõuavad lõpuks kas või meie arvutiekraani sisse või minu pärast kas või juuksevärvidesse. Ausõna, mina ise ei ole juuksevärvi kasutaja, aga või siis kui oleks, siis oleks seal natukene kehva reklaam, aga tegelikult on hea toode. Põlevkivi on hea näide just sellest nagu üleminekute raamistikust, et praegu me väga ka aktiivselt räägime, et tahame põlevkivist loobuda, aga selle käigus me võime ka nagu siis ütleme lapse vanniveega välja visata, sest see potentsiaal seda nagu täiendavalt väärindada, ka nagu puhtalt väärindada, kaob ära, kui me täielikult katkestame kogu selle tööstuse. Aga just sellest väljaviskamisest ma tahan rääkida Kädiga sinuga, et kui me nüüd vaatasime seda suurt X-kurvi enne ja me oleme ka rääkinud sellest, et mida oleks vaja teha, et puhtale tööstusele üle minna või neid soodsaid arenguid toetada, siis teine oluline küsimus on see, et mis sellest tänasest peab jääma selja taha, et mis on see tänane normaalsus, mida me ei taha aastasse 2040 kaasa võtta. Mis sa selle kohta ütleksid? Ma arvan, et see, mis me enam näha ei taha, on materjali energia pillemine, raiskamine. Me saame teha sama palju ja rohkem majanduslikku väärtust, ühiskondlikku väärtust palju vähemaga. Ja peab tõdema, et me praegu veel oleme ikkagi siin oma Euroopa naabrites pigem kehvemas seisus selles. Et see ja kusjuures see on huvitav, et meil tegelikult ju on need innovatsioonid, mis kasutavad ära jääkmaterjale. Meil on lahendusi, et jääkenergiat kasutusse võtta. Aga see kasutusele võtt näib just kui see kõige raskem samm. Ja siis ma tulen tagasi selle sama jutu juurde, et turuloome, et miks see ettevõte, kes võiks näha enda majanduslikku võimalust sellest, et ma kasutan oma ressursi efektiivsemalt ära, teen rohkem väärtust sellest või energia kasutan paremini ära ja saan rohkem väärtust luua. Et miks ta ei investeeri sellesse? Kas tal puudub investeerimisvõimekus? Kas puudub regulatiivne keskkond, mis seda lubab? Ilmselt seal neid vastuseid on päris palju ja tihtipeale on need sellised mitmikvastused. Ja seal, ma olen Kristiga selles suhtes hästi nõus, et meil on praegu hästi selline lähenemine olnud, et me tahame toetada, et energiatõhusus lahendusi võetakse kasutusele, teeme toetusmeetme, küll siis ostetakse. Aga see sama meede ei saa minna regulatiivseid barjääre ja mingid standardiseerimisküsimusi ja muid tõrkeid lahendama selle sama projekti raames. Et kui nüüd sellest fookusest jälle rääkida, siis mulle tundub, et me võiksimegi selle fookuse tõesti selle missiooni peale panna. Ja sel juhul me saame neid mitmiklahendusi pakkuda, sest et kui mina räägin Eesti selliste tõesti lipulaevadega, kes on Euroopa tasemel valitud puhta tööstuse eestvedajateks, strateegilisteks projektideks, siis tihtipeale nende mured ongi hästi spetsiifilised oma nišis, üks meede mul ei sobi selle pärast ja siis mul on veel mingi regulatiivne barjäär Euroopa tasandil ja siis Eestis siin on mingisugune barjäär, et natukene oleks siin ja seal vaja kohendada, et siis ma saaks turule oma asjaga. Ja tihtipeale need nipet-näpet lahendused, need on hästi raske kokku tuua niiviisi, et need oleksid piisavalt kiiresti lahendatud. Ja siis võibki tunduda ettevõttele, et mul on lihtsam minna sinna, mis X riiki, tavaliselt see on mingi teine Euroopa Liidu riik, ja teha oma piloottehas näiteks sinna, et seal on juba olemas või siis on see sama missioonipõhine lähenemine riigil, kus nad suudavad kiiremini kõik need probleemid ühe komplektina lahendada. Et see võiks tõesti meil selline esimene ärategemise asi olla.
väga hea. Sa tegid algust sellega, et mis on siis esimene ärategemise asi. Kristi, mis on esimene ärategemise asi, et liikuda selle 2040 visiooni suunas? Et mis on madalalt rippuv õun? Me teeme kõigepealt ära selle tööstuse teekaardi. Et ma arvan, et märtsis on ta sellises vormis, et kus seda võiks laiema avalikkusega arutada, juba vaadata, et kas see visioon aastaks 2040, mis seal kirjas on, kõnetab siis laiemat publikut. Täiesti esimene asi. Teine asi võib-olla laiemalt, et ma loodan, et see diskussioon, või madala rippuv vili tegelikult on, et see diskussioon nende võimaluste üle ja mitte pelgalt siis kliimaeesmärkide kui selle üle, ma arvan, et me peame viima selle rohkem praktilisemaks. Ongi, et võib-olla sellest rohkem sellisest takistuste nägemisest nagu pigem, et liikuda sinna võimaluste nägemise poole ja siin ongi tegelikult mida rohkem partneritega arutada, mida rohkem neid võimalusi läbi arutada, siis ka saab selgemaks, eks ju, et mida siis tegelikult me seal erinevate suundade all otsime. Võib-olla 2 konkreetset madala rippuvat vilja, mida kohe ära tuua. Väga hea. Ma soovitan ka neid tulevikupilte natuke provokatiivselt ette sööta, et näidata, et meil on võib-olla sellised maailmad, kus siis tänasel tegutsemismudelil enam ei ole kohta. See alati paneb tegutsema kohe. Andres, 1-2 asja. Ja ma näen, paari asja näen kohe, et Kädi tõi välja, et lõpetame raiskamise ära. Tõepoolest, mul on need numbrid peas. Eesti 1 kilogrammist ressursist toodab 1,15 eurot. Lätlased teevad paremini. Rääkimata sellest, et Saksamaa teeb 1 kilogrammist ressursist 4,5 eurot. Rääkimata Šveitsist, ma ei tea, mis see ressurss seal küll on, võib-olla nad toodavad kellasi, mida püüavad hästi kallilt, eks ole, et on see üle 10 euro on 1 kilogrammist ressursist toodetakse. Et üks asi on see on suhteliselt madalalt rippuv asi. Teine asi on energeetika, et lihtsad asjad on see, renoveerime oma majad ära, lõpetame selle raiskamise ära. Ilma maju ja hooneid renoveerimata me ei saavuta ka oma taastuvenergia eesmärke. Ma arvan, et need on sellised suhteliselt lihtsad asjad. Transpordis me emiteerime umbes 2,6 miljonit tonni CO2 aastas. 80% circa emiteerivad sõiduautod. Toome inimesed rongidesse, bussidesse, käime rohkem jala, ehitame kompaktsemad linnad, planeeringud. Need on madalalt rippuvad viljad. Need asjad tuleks ära teha. Aitäh! Kusjuures, Andres, ma tean, kus see lätlaste edu võib tulla siin eelkõnele ja rääkis, et lätlased tegid uue maksu, et kui sa Euroopast välja ekspordid tooraineid, siis tuleb ekstra maks peale, et sa pead seda töötlema ja siis ei tule seda maksu. Et sealt võib-olla võit tuli. Ma mõtlesin juba sellele, ma teen firma, ma hakkan Lätist tooma siia Eestisse ja müün siis välja, et see on lätlastel väikse kokkuhoiu. Et ma usun, et see vajab meil ka eraldi paneeli ja tegelikult Nurkses on ka terve uurimisrühm, mis käsitleb seda, et miks inimesed siis ei renoveeri, et seal on nii palju neid nagu põhjuseid ja miks ettevõtted siis ei ole hoidlikumad ressursikasutuses. Aga mul on väga hea, et sa oled optimist, et need on madalalt rippuvad õunad. Aitäh nende mõtete eest, meil on mõned minutid aega nüüd ka publiku küsimusteks. Ootan põnevusega, mis te olete siis meile pureda andnud? No kasutame need mõned minutid siis hästi mitte raiskavalt ära, et lähme kohe asja juurde. Ainult tuulest ja päikesest ei piisa, et kindlustada stabiilne energia tootmine. Kuidas see probleem lahendada? No see on pomm. Täna juba ju ehitatakse gaasijaamu. Tõsi, riik tahtis hankida 500 megavatti võimsust selle raha eest 50 milli aastas, siis mida makstakse toetust sagedusreservi hoidjatele, küll tõsi, saab poole vähem, umbes 200 kopikatega megavatti siis installeeritud võimsust. Aga see ongi kombo. Loomulikult ei saa päikesest ja tuulest üksinda, aga siin on vaja vaadata ka salvestustehnoloogiaid, mis Eestis arenevad, osad
tulevad täiesti turu vastu ja tegelikult ei pääse me ilma vesisalvestita ka, kui meil on need taastuvenergia projektid ära tehtud. Nii et seda tuleb ikkagi kombineerituna vaadata. Et on lahendatav. Ja see on täiesti lahendatav, jah. Ja energeetika on kõige lihtsamini dekarboniseeritav sektor. Ma arvan, et see infrastruktuur on võib-olla kõige suurem küsimus, et need investeeringud on nii mahukad ja kui me saame elektrivõrku tõhusamalt kasutada, õppida ja võtta kasutusele neid nõudluse juhtimise lahendusi ja täpselt salvestusi, nagu Andres ka ütles, et siis me saame kiiremini tegelikult ja suuremas mahus seda sama taastuvat energiat kasutusele võtta, sest ta tegelikult siis on soodsam. Ma võib-olla ütleks, et energiamajanduse arengukava sai just heaks kiidetud, et kui me vaatame 10 aasta perspektiivis, siis ongi tuul, päike, salvestus, gaasijaamad ja ka põlevkivi elektrijaamad siis nii kaua, kui need kasuliku elu ja lõppu jõuavad. Kas Eesti saab endale lubada aeglasemat kasvu, kui teised riigid seda ei tee? Eks ma saan aru, et see on taga nagu filosoofiline küsimus, et kas see tasakaalus areng tähendab seda, et me peame majanduskasvus järgi andma? Ma tooksin, ma mäletan, see oli nüüd siis juba kuskil 15 aastat tagasi, kui ma OECD juures diplomaadina töötasin, siis seal väga selgelt OECD ütles juba tollel hetkel, et kui me ei suuda tulevikus erinevaid valdkondi arendada nii, et ta teeks võimalikult vähe kahju keskkonnale, siis ei ole mingisugusest majanduslikust heaolust või inimeste heaolust üldse mõtet rääkida. Et see on see tegelikult, mis me selle tasakaalus majandusega ju mõtleme, eks ju. Et ükskõik, mis otsuseid kuskil valdkondades tehakse, et seal oleks see tasakaal selle majandusliku ja selle looduse heaolu vahel. Ja see tegelikult, mis need projektsioonid on, et tegelikult ta toob tegelikult suuremat lisandväärtust kogu ühiskonnale, nii et ja ütleme, et jah, ja mis praktikas ongi, et kui see OECD ütleb, see jõuab kuskil 10 aastat hiljem Euroopa Liidu regulatsioonidesse ja siin me praegu oleme. Ma toon paar arvu ka, et oleks natukene näitlikustam, whatever. Et me rääkisime natukene aega tagasi, näidati Hiina pilti, mis boostib praegu majandus. Lihtsalt tuuleenergia arengu mõttes on Hiinas installeeritud ligi 600 000 megavatti võimsust tuulde. Järgmine maailmas on Ameerika Ühendriigid, kus on natukene üle 150 000 megavatti installeeritud võimsust. Eestis on täna 700 megavatti. Muidugi, me ei ole Hiina, me ei ole USA, aga natukene paneb mõtlema, et kus need majandus driverid on. Kristi Klaas, Kädi Ristkokk, Johanna Vallistu ja Andres Veske. Suur tänu!